No tšau kõigile, on 17 august ja selle aasta puhkuse 7. kalalkäik. Karjäärituur on tehtud, mis lõppes suure pettumusega. Kala lihtsalt ei olnud. Kui välja arvata see, et paat sai katsetatud ja see toimis ilusti, nii et tulevikus saab ka seda kasutada. Aga täna tulin jälle oma põhipüügi kohta ja vaatame, kuidas siin olukord on. Plaan on siis selline, et põhjakas on üks sees. Kuskil 2-3 tundi äkki olen siin koha peal, vaatan, kuidas kalaga on. Kui kahvenat üldse ei liigu ega haugi, siis liigun ülesvoolu oma teisele forellilõigule. Kuigi ega seal ka vist midagi roosilist ei ole, sest suvel on siin ülevalpool vesi üsna madal. Vahepeal on siin ka kas tuul või koprad pahandust teinud ja korralik puu on langenud keset jõge. Õnneks sellise koha peal, kus ma tavaliselt ei püüa või noh, ütleme siis nii, et põhjakate koht ja landi viskamise koht saab ümbert ja tagant ka ikka püüda. Aga nüüd ei teagi, arvatavasti ikka vist on tuulega langenud vette see. Vot sellised lood siis. Aga muud ei olegi midagi. Ahoo! Tundub, et täna vist võime siia jääda. Intro filmimise ajal korralikult siputab ja nii, üks kord veel tõmba. Olemas. Ja, täitsa olemas. Ja isegi vist mitte kõige väiksem. Aha. Täna saab äkki juba ahvenarooga ja isegi täitsa ilusa kaaluga. Tore. Vot see mulle meeldib. Selline kalapüük on lahe. See on kuskil 210-20 grammi äkki silma järgi. Nii et täna võib-olla saab isegi uhaad. Aga selge, mis siin ikka pikalt jokutada, paistab, et ahven on aktiivne. Põhjakas uuesti sisse ja hakkame džigi loopima. Vaatame, kas spinninguga siit midagi välja meelitab. Okei, püüan edasi ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, paneme siis päevale punkti. Päev algas ilusti. Tuli ilus ahven põhjaõngega. Ja siis kuni siiani täielik vaikus, absoluutne vaikus. Põhjaõngega mingi müstiline tiliste jälle natukene katsus, ühtegi korralikku võttu ei olnud. Spinninguga loopisin kõik võimalikult landid läbi ja kõik suurused, täielik vaikus. Ja ma ei hakka seda üksikut ahvenat ka koju võtma. Ta on küll ilus, aga lasen lahti. Las läheb ja kasvab või siis leiab mõni teine kalamees ta siit ja viib koju. Vot sellised lood siis. Aga mul on selline tunne, et järgmine käik oleks siis Kunda jää ülemjooksule või siis ajan paadi jälle tuliseks ja lähen arukarjääri proovima. Väidetavalt peaks seal paadiga olema suurem šanss kala saada kui kalda pealt püüdes. Aga eks seda näis. 2 nädalat on veel puhkust ees. Loodan, et ilmad on ilusad ja saab ikka proovimas käia. Aga aitäh, et vaatasid. Näeme järgmine kord ja tšau!